selle koha pealt, kus mul eile pooleni jäi. Vaatame, kaugele täna jõuame. Ideaalprogrammi järgi peaks jõudma sinna päris Vene piiri äärde välja. Aga noh, keps seletab liiga palju. Aga see on see, et kaardi peal tunduvad need vahemaad lühikesed olema. Reaalsus tihtilugu on mul, reaalne resultaat on väiksem kui sooritus on väiksem tavaliselt kui algusel plaanitud. Nii et eks näis. Õhtuks pean me tagasi Pärnusse jõudma. Nii et liiga laialt aega käes ei ole. Siuke tee Heinamaa serval. Õnneks on niidetud. Aga see ei ole liimane, sellega peaksime hakkama küll. See pole hull. Närjaga siin jälle olla ei taha. Siuke koht. Easy. Ma olen jõudnud sihukesesse kohta. Ma sain pidama niimoodi täpselt enne seda ala, mis tundus mulle kahtlane. Siin ma saan veel ümber pöörata. Ja kui ma nüüd oleks siia alla sõitnud, no siin on veel natuke aega okei.
ja noh, siin juba on täitsa pehme ja praegu on kõige kuivem aeg. Ega on ikkagi siukene kuradi muda. Noh, seal eespool on päris. Siin läheb rajuks. Siin on mingi järv on kuskil, mingi järve. Ei, see on siis laukala või? Noh, on jalajälgi näha. Ma arvan on ka. Oi, korras. Jalg on ikka niimoodi mudas kinni, et siia see ratas mul jääks. Ja sellepärast ma siia ei lähe. Et kuidas öeldakse siis live and fight another day, another place ka. Nüüd on siin ilus. Segametsa sugemetega männimets või öeldud kuused. Need on kuused. Ja segametsa sugemetega kuusemets. Vaat nii. Istun siin Misso poes nagu uru. Selles mõttes, et minugi pea kohale kogunevad tumedad pilved. Ma täpselt ei tea, kuhu ma nüüd siit edasi lähen, aga ma vaatan. Saab tore puhkeala. Seal on mingi Läti või Venemaa või. Ja siis on see piiri ääres ma olen igatahes. Noh. Küll. Oleme ikka. Näiteks ole. Vene piir, aga ma korra ehtasin ära. Ja nüüd uskmatu, aga siuke tee ootab ees. Natuke kõndisin, kontrollisin, esialgu on täitsa mindav, ma ei tea. Seda on paar kilomeetrit, nii palju ma ei kõndinud, aga eks saame näha. Peaks mingi märgala servad ka mööda minema, et võib minna totsiks, aga no vaatame. See on ka nõme selle seti puhul, et teist kord oleks lihtne või lihtsam, sa tead, mida mingi rada endast kujutab. Siis ma pean praegu ainult lootma, et ma kuskile mülkasse päris kinni ei sõida ennast. Siin on praegu kuiv. See tee tõi mäest üles mingi harja peale ja siin on üks siuke. Ei ole päris selle ratta mängumaa. Ma saan hakkama siiamaani. Okei, tundub, et on täitsa okei tee. Kuhu nüüd?
või sinna. Sealt tee paistab. Ei tea, kas sealt vist ehk saab läbi alt. Kraavi on muidugi tervis. Okei, küll. Olen koos parmudega siin Vastseliina kandis Illi bussipeatuses. Parmud lendavad, mina istun. Miks ma siin istun, on see, et siin saab vist järjekordne teti etapp läbi minu jaoks. Et siit sinnapoole Võrru on 26 kilomeetrit. Seal ma nüüd tangin ja siis panen Pärnusse. Et ja noh, Pärnusse ja siit paneme siis mööda asfaldilinti. Kena on siin Illi bussipeatus ja vihma ei hakanudki sadama. Päevas on terve päeva siuke pilvine olnud, aga vihma pole tulnud. Kuidas tett läks, selles mõttes läks hästi, et tegin selle raja ju, mis mul plaanitud oli, läbi peaaegu niimoodi, et noh, ma jätsin vahele Randeli kolmiku jätsin vahele, siis ma jätsin vahele mingi liiva tõusu veel ja nüüd siis siin täna teisel päeval ühe mingi järveäärse soostunud ala. Aga ülejäänud oli kõik sõidetav ja kuna oli kuiv, sest seal olid mingid metsa väljaveoteed ja asjad olid ka. Ja noh, need oleks nagu tankidega segamini keeratud. Tankid ei tee muidu loodusele midagi halba, olgu öeldud, aga noh, selles mõttes, et seal oli segamini keeratud ja oleks see märg olnud, see maa, siis sealt oleks olnud väga lõbus. Võib-olla mitte kõige paremas mõttes lõbus. Aga nüüd oli see tehtav ja järgmine kord ma siis jätkan siit oma reisi. Jah, tetti. Vot. Ilmselt väga vähesed inimesed kuulevad mu tänusõnu, kui ma nüüd ütlen tänusõnad, sest et lõpuni ju vaatavad väga väike osa neid videosid. Aga neile, kes vaatasid, tänud. Tavai, järgmise korrani. Ehk tuleb suvel neid videosid rohkem ka. Praegu pole olnud väga palju aega sõita.